lahti neid. Tere härra, mis te tegema hakkate? Lumememme vist. Aga ikka hakkame kaevama jälle mingit autot välja hangest, mida on vaja elustada. See on viimane leid, mis eelmisest aastast alles on. Ülejäänud asjad on korda tehtud, nii et palun teie labides. Mul on startbox. Võtke see hang siit eest ära. Aga see on nelikki. No, paneme mooga. Aga siin on suvekad all. Vaatame, kas Porsche on siin mõned kuud nüüd puhanud. Kas uksed lahti lood? Ei tee midagi. Mul siis ei tehta. Aga selleks mul on siin taskus midagi. Siuke korralik Nocco booster. Kes on talle Nocco boosterit tahab, siis minge vaadake mts.ee müüb neid. See on piisab palka. Ära vingu, inimesed hakkavad kommenteerima kohe. Tu võid naeratava näoga viskama lund praegu. Ei, seda esistanget võib kraapida. Mul teine olemas. Töötab kesklukku? Äkki on ära unustanud siis oma puldid. Äkki võib käima ka kohe. Ebameeldiv ilmane. Aha. Roll lükkul maha. Cold start. Ja küll cold starti ei tee ikka. Leedid põlevad vähemalt. Millal sa viimati Porschega sõitsid? Mitte väga ammu. Nojah, igav siis. Kapoti see hoob on kinni kilmunud. Nii et Sander on juba õtseba kassi. Ma boosteri peale. Mul on seal mingid asju lahti kakutud juba. Kunagi hakkasin omasteks remontima seda. Mõtlesin, et ei teegi videot sellest, aga tuleb ikka teha. Võta. Cold start. 202 000 sõitnud on. Naljakas võti käib vasakule poole. Porsche. Ossar raisk. No jaa, pill oli hea sõita või? Väga jah. Leits jätab vahele. Ära igaks juhuks ust kinni pane täiesti. Suht suur jõrakas on see. Ma mõtlesin, et ma sõidan siin euroalusid ja kõik käisid minema. Kompressor. Õhku edru. Aga see pole isegi langenud seda talvega. Ei, ta karjus küll oli all, aga ma lasin teda üles. Aga siin autos on väga palju vigu, elektrivigu, igasugused vigu. Nii et hakkame neid otsast taga jääma mingi. Las ta täna siin puhkab. Homseks on lumi maas, paneme akku laadima. Ja siis on küsimus, kus me diagnostika seadet saame, sest mul ikka ei ole diagnostika seadet. Kas seal on? Ei ole soft close, ei ole Audi. Tundus. Kõik on faultis. Aga on uhke tunne ka Porschega sõita või? Ma olen seda Porschet omanud juba üle poole aasta ja ma pole ta kordagi sõitnud. Päris naljakas. Ma mõtlesin, et ma tahan taga sisse sõita, kui ta korras on. Aga tundub, et ta ei saa ise korda, nagu iseenesest. Ja, kõik peab ikka ise tegema. Kõik peab ise tegema. Aga ilus, siuke jõulukuusepuu on meil siin. Jõulud on läbi. No ma olen õlirõhkusid isegi. Õlirõhus probleem ei ole. Oi, üks silinder kadus ära kuhugi korraks. Tuli tagasi. See käib nagu korras V8 ju. Jaa, ma arvasingi, et see on V8, mitte V6. Ma olen nii excited, et saab tegutada sellega ja võib-olla hiljem sõita sellega. Aga V6 pidi olema töökindlam ja ökom. Ei no seda kindlasti jah, aga V8 ja Porsche ikka, no come on. See on mingi 200 midagi kilomeetri. Aga jumala maastur tundub. Nagu selleks maasteriga õhkvedrud asjad. Oi, meil on siin jälle umbes see parkimisplats. Kordi Golf 4 need lühitud või Golf 5 omad. On ju? Ta on küll sarnased, jah. Ehk siis meil plaan värskelt kütust peale panna, terminalist viskame. Siis läheb mootor korda, nagu alati. Ja siis mõtleb, et kuule, teised vead olid ka mõttetud, laseme need ka lahti.
ja auto mõtleb, mis asja, oota, ma näen rattakiirust ju. On korras. Tule ma meidikad. Nelikvedu töötab või näilda? Ma nagu turbohäält oleks kuulnud. Ja see on vabalt hinga või ei ole või? Ikka. Vaim 20 liitsi peale. 20 liitrit. Kas ma kuulsin õieti või? Ei tea. Aga sumps teeb küll räädelt ja lekib, ma tunnen seda. Jumal, äge hääl on. Kord tagavedu on ju. Mingi uus märgutuli on tulnud. Kõik sinna. Ära konteinerist lase lihtsalt. No kes on täitsa tagavedu jah? Ussa pressi 5 tonni see auto. No vähemalt sa mõeldud, et me oleme Porschega kõik see teinud. Korralik suverehv töötab talvel juba hästi. Muidugi töötab. Ameeriklased ei oska see aga on lihtsalt tagavedu või? Äkki sa eksinud, äkki see ei olegi 4. Ei, ma ei tea, ma arvasin. Mina ei tea. See on V6 ka ju. Ei saa olla ju, ma pole näinud ühtegi kardaani ega tifrat ega midagi. Aga roolab ka, just käime. Tundub kardaan tahab. Midagi räigelt haiseb. Tundub, et õlikas on natuke kuskil. Ei, see isegi ei ole õli, see on mingi põlend konna... Põlend konna kullaise lõhn. Jah. Ma nägin, rahvas kommentaarides küsib, siis saavad. Jah, ma just tahtsin öelda, et ütlesime, et ei, ma ei lase müügi autodega külgse värki. Siis me oleme 20 vastu. Ma ei mõistanud seda sa kuskile kellegi autosse saata. Ei, aitab ja siin on suverehvid. Kõik asjad tahavad midagi saada. Noh, auto on siin puhtaks saanud või lumest puhtaks saanud ja nii palju tolmu on meil siin peale jäänud. Et tuleb kohe pessu viia, aga laenasime naabripoiste käest diagnostikat. Tundub mingi eriti vinge launch. See on normaalne asi, jah. Nii et vaatame, mis ta vigastus on, ta peksab selle igasuguseid neid vigu. Nii et tõmme printaudi. Noh, master diagnostik. Ma vihkan elektrit. Mis autol viga on? Ma BSM on katki. Mis see BSM on? Porsche Stability Monitoring. Ja, aga tal ongi mingi häda, et teine üks mooduli see teisega. Aga on, need vead on sees. Canni mingid vead ja communicationi vead. See on kõige ägedamad vead ju. Siis kui sa mitte midagi aru, mis juhtuda, mille pärast. Äkki testime üle need, kas kõik rattad loevad kiirust. Tõmbame kõik veakodid maha alguses, et siis vaadata, mis alles jääb. Sest aku oli ka tühi siin. Ja päris rõve hääl on see, nagu Bemmil on see oma hääl, vaata, siis siin on ka see. See peab olema ratta juhtmestikega seoses, sest et see on viilsensor mitmes kohas kirjas, eks esimene asi oleks vaadata üle, kas kuskilt on nähtavalt katki ratta juhtmestik või ei ole, siis peab hakkama testima neid. Teine asi, mis ei tööta, on see tailgate, power tailgate, ehk siis tagaluuk. Siin on ka mingi, kas juhtmestik on siis seal viga saanud. Ehk siis näitab, et mõlemad mootorid on short-circuitis. Ehk siis nagu see on, Bemmidel on see suht tavaline see, et juhtmestik vaata üles-alla käimisel sealt, see kus läbi kere viik on, sealt läheb katki. Tal on mootorid lugi sees või? Tal on mootorid amordi varraste sees minust või ma ei tea, minust peaks olema. Aga põhiline on see BSM, mis meil nagu siin nalja teeb. Ehk siis stability, mingid sportmoodid, auto tõstmine, ABS-id, kõik asjad on ühes seal. Ja siis kui selle saaks juba korda, siis tagaluuk on ilmselt väike asi. Ja mingi misfire oli ka, aga me arvame, et see võib-olla on vana kütus, et paneme siia veits peale. Sest see auto on ilmselt aasta aega seisnud. Minu juures ta on juba pool aastat seisnud. Aga käima ta läheb, aga minu arust ma vahetasin siin küüned ka veel ära alguses. Ma alguses mõtlesin, et ma sellest episoodi tee, aga näed, nüüd on aeg nii kaugel, et tuleb teha ikka. Kuna me kõige kõvemad diagnostivennad ei ole viimasel ajal, siis kõige lihtsam asi, mida me teeme, vahetame need amordid ära, sest näitas viga, et mõlemad on short circuit.
ehk siis lühises. Mulle meeldib suhteliselt viimasel ajal, aga me pole olnud. Ei, mina olen ikka vana diagnostiku endanud, aga praegu ei tea. Ma tellisin tegelikult seadme ära endale nüüd, see tuleb varsti. Aga praegu me ei saa ühtegi veakoodi lugeda, sest ei ole seadet. Aga äkki siis see tuuk hakkab liikuma vähemalt. Siit on ka päris palju lahti võetud. Lihtsalt, et uurida, et kõik juhtmestik korjas on tavaliselt aku ümber on nagu mingid, kas tuleb veesi sisse või midagi sellist, aga siin on kõik kuiv ja kõik on viisakas ja nii et ei tea. Helistasin diagnostikule ühele ka täna, ütles, et kuradi Porschega ei taha tegeleda. Keeruline. On lihtne vahetada? Ülilihtne. Ülilihtne. Kõik on happy ja värki ja. Saad kommentaari, mis kohe peksa, kui sa sööke oled? Ma ei ole midagi öelnud, ma ütlesin, ma olen happy. Kohe saab mõeldi. Pagisid toriseb Sander kuradi kelderi ruumi kinni. Vaata, see tundus kahtlane, et siin on mingi plokk vahetatud. Peaks vaatama, mis plokk see on igaks juhuks üle. Äkki diagnostika värk on kuidagi seotud jälle sellega, et mingi või... Täna kokku ei pane jälle. Obadi. Me oleme vähemalt ühe vea kõrvaldanud Porschel. Kohe näitab, milles viga oli. Ma panin selle. Miskis minema. See on siin. See on siis tagaluugi moodul. Ja see oli vett saanud. Kus ta oli vett saanud? Ja siis ma paasin seda, proovisin, et hakkaks tööle. Ja lõpuks ma ostsin uue, aga pull on selles, et selle Panamera moodulid olid kõik sihukeste hindadega 250 €, 300 € ja Cayenne'i moodul mingi teise koodiga ja taga see oli teise kinnitusega ja maksis 25 €. Nii et päris tark tegu oli see. Võtsin riski, et äkki töötab ja töötas ja vahetasime korpuse ära lihtsalt. Järgmine teema ikkagi on selle ABS-i ajuga. Seal on meil üks imelik error ja lõpuks ometi on mul diagnostika seade osutud. Nii, ABS-is on sihukesed imelikud vead. Communication, steering wheel electronics ja teine mingi communication viga. Ja üldse on autol, kui vaatame, 24 süsteemi, 23 viga. Enamus ütlevad, et vaata sinna sellesse unitisse või sellesse kontrollmoodulisse, et seal on viga. Ehk siis kässer ei tööta, siis meil on rehvirõuanduritega probleemid ja siis ongi see veakontroll ja ABS. Aga mina arvan, et see kogu see jama hakkab nendest kahest veakoodist siin. Ja isegi tuled ütlevad, et vaata ABS ja aju. Huvitav värk see Porsche. Kõik moodulid karjuvad teineteise peale, et mine vaata sealt moodulit viga ja siis ma ei tea, Sander pakkus välja, et võtame selle ABS-i mooduli praegu üldse lahti, küljest ära, ploki küljest, nii-öelda hüdroploki küljest. Aga põhimõtteliselt saab selle elektroonika osa sealt ära võtta küljest ja siis jääb lihtsalt hüdraulika osa eraldi ja äkki ma tellin siis testiks lihtsalt selle mooduli ja proovime ära. Äkki on lihtsalt mooduli sees midagi küpse. Ja üks asi on veel, mis viga näitab, on tal see aku mingi sensor laadimise või ma ei tea, mille oma see on. Selle ma tellisin ka uue. See siin. Ja tegelikult on see lang niisama laiali võetud, et siin aru saada, mis siin toimub, et siin on gateway moodul põhiline. Aga vaikselt. Pole ühtegi autot nii paljude veakoodidega näinud. Aga alati olen kõigest jagu saanud, nii et siin peab ka olema mingi väike asi, milleni me jõuame varsti. Ma ei usu, et siin nagu kõik moodulid katki on igal pool. Ehk siis see plastik osa käib sealt küljest ära. Ja seal all on lihtsalt need solenäidid, mida ta vajutab. Või mis diagnoosid siin. Ma vaatan kulunud nuppu. Kulunud nuppu, see ei vasta millest on tõhta. No tõsta ümber. Sai testiks tellitud siis ABS-i pump. ABS-i pump on siin küljes niimoodi, ripub siin niimoodi, ei hakanud ju kõike ümber tõstma ja siin on väike märk peal. Et kui selle ära eemaldab, siis seda ei saa tagasi saata. Aga sellest abi ei olnud. Vead ikkagi täpselt samad. ABS-i moodul ei saa ühendust rooli elektroonikaga. Aga samas meil rooli elektroonikas ühtegi viga ei ole. Aga nüüd me tellisin siis selle uue rooli, ma ei tea, mis see on, moodul. No see on rollint põhimõtteliselt. Rollinti nupud ja asjad, et ta loeb siit seda nurka rooli asendit nii-öelda. See on ABS-i jaoks ka oluline. Ja nüüd on küsimus, kas me peame kõik eest ära võtma, et seda testida. Mis peame? Äkki saame sammuks edasi siis.
kõigepealt on vaja RPGS saada ja siis läheb juba listaks asi, ma arvan. Porschega see niimoodi vaevaliselt liigume edasi. Iga nädal mingi jupp, mida testime. Ei ole leidnud ühtegi Porsche diagnostikut ka. Midagi väga pole otsinud ka niimoodi õigesti. Aga peab saama korda, kuidas me ei saa. Oleme ju osavad mekunid ja elektrikud ja diagnostikud. Seda viimast ma kindlasti ei ole. Kuidas sa teed? Mängid istmekirjast? No mugav asem peab olema tööd teha. Ei saa ju laes olla. Ma juba ühe plastiku sain lahti. Nagu ikka Volkswagen käib lahti. Jõuga. Nii et RPG-st ära, roolist ära, 2 alt 1 provi, 1 pistik ei peaks käes olema. Tundub easy, siuke 5 minutit tööga. No ma arvan, et RPG-ga läheb 5 minutit. Sest et siin on ainult 1 auk, ma olen tavaliselt 2 kaaril vaata. Äkki kirjutame Google'isse how to remove. See blokk on ka vaja uus panna. Aga seda müüakse B-osa, sest need teevad kõigil puruks. Vaatame, kas tagaluuk ikka töötab peale. Vähem midagi ei ole märga. Ei, see üks päev siin streikis korra muga. Töötab. Kõva. Teeb piiksu ka isegi. Meil on siin väike pill. Soomest tulnud üks elektrikas EQC 400 ja tuli ja juba läheb. Põhimõtteliselt vaatasin selle põhjalt üle, mis seal toimub ja see pill on juba müüdud, nii et sellega me ei teegi mitte midagi. No lõpuks ometi Porschega on asjalood hakanud selgemaks muutuma. Mul käis üks diagnostik külas. Ma olin peaaegu õigesti juba jälil, aga probleem oli hoopis siin paremal küljel. Ja selle autol on tehtud summuti ümber. Ja kuna summuti on ümber tehtud, siis siin, ma ei tea, kas on kuuma kaitse ära võetud või midagi, alt vaatame pärast. Ja siin paremas nurgas olid juhtmed haiget saanud. Kuuma saanud, kännijuhe oli katki. See on nüüd korras, veakoodid juba kaovad. Aga nüüd tuleb see asi ära siluda. Et ma tõmban sealt selle vana pigimati maha ja tõmban veits värvi peale ja panen uue pigimati sinna. Et siis saab, ma arvan, see palju viisakam, kui lihtsalt niimoodi jätta. Siin on näha, palju see asi sulanud on. Tegelikult see pigimati on selle külge jäänud, mitte see plastik ei ole sulanud, aga siin on jah, kuuma saanud. See koht eriti on näha, sest on isegi värv maas. Ja lasen veits mingisuguse terasärjaga natuke üle ja siis lihtsalt kergelt torib ära selle koha ja siis on, ma arvan, hea. Paneb paar riba pigimatti ja siis saab Porschega sõita. Noh, törtsuka värvi peale, palju ilusam ka. Nii et las ta nüüd kuivab. Homme pigimatti ja kõik kokku ilusti. Ja nagu uus. Igal juhul ma arvan, et see oli parem mõte, kui lihtsalt ta kokku panna, kui see pigimatt oli seal juba süke ära sulanud ja imelik lõhn oli ka seal pigimatil. Nüüd. Kui keegi mõtleb, et miks vaja on helisolutsiooni autol, siis teeme väikse before ja afteri või. Hea kõrvaklapiga kuulajatele. Nii, ma siin väikseid juppe panen. Mul ainult mingid väikseid jubineid on. Live garaažist sain. Ja see on sükke rullike. Sellega käid üle. Opadi. Panin tagaotsa kõik kokku. Nüüd lähen proovime. Vaatame, mis juhtub. Täitsa viisakas. Kuigi keegi on siin enne mind juba käinud ja siin oli päris palju mingeid asju puudu. Mingisugused väiksid kruvike siit ja tüübel sealt ja pole hullu. Vaatame nüüd, kas ta läheb siis, kas käima läheb ja kas ABS-i viga on kadunud ja ta peksis sinna, ma ei tea, 10 viga sinna ekraanile. Huvitav, kas kässari töötab? Kaks asja on veel alles. Tegelikult on 3. TPMS ehk referiandurid, breakpad warn ütleb, ehk siis tuleb vaadata piduriklotsid üle ja maki heli ei ole. Huvitav, ma nagu seda mäletaks, et see oli olemas muidu, aga hetkel ei tee makk häält. Ma olen siin midagi niimoodi ära häkkinud, et nüüd on uus viga või? Ei tea, aga tundub, et ülejäänud süsteemid töötavad. ABS töötab, kõik sportnupud
kõrgus tõstmist, need nupud, õhkvedrustuse nupud, isegi start-stop töötab. Kuigi ma ütleks, et nagu tühikäigul on siin autos natuke suur vibra, et kas on mootoripadi läbi või on mingi muu huvitav põhjus. Aga nüüd peaks sellega vist natuke sõitma, siis saab aru täpselt, et mis veel. Ma vist vaatasin selle auto ostuarvet ja see oli juulikuu 2025 ja praegu on märts 2026, nii et hästi lähevad need projektid mul. Õnneks on vahepeal tehtud päris edukaid projekte ära, nii et pean sellega ikkagi saama joonele. Ei taha ka müüa teda niimoodi, et ma viskan vigadega üles, et vaadake, ostke ära. Ma ei tea, nagu südametunnistus ei luba. Aga on tehtud edusamme. See on päris hea õppetund nii-öelda siukse diagnostika maailmas, et alati ei ole lihtsalt, et vahetad mooduli ära või vahetad mingisuguse, ma ei tea, iganes asja ära, kaitsme välja. Vahepeal võivad ikka kuskilt imekohast oli juhtmed katki ka. Muidu sõidab hästi, kõike võetab hästi. Lool on mõnus, õhkvedru on mõnus. Saaks juba need viimased vead ka korda, sest ma võiks sellega isegi paar nädalat niisama sõita. Pole Porsche't omanud ju varem. Äkki ei julge, äkki hakkab meeldima. Äkki hakkab, ma ei tea, Cayenne'i meheks. Aga mulle tundub olla huvitav see auto. Nii nagu mingi iseloom on sellel autol. Just need kõik need nupud siin ja värgid nagu mingi fighter jeti tunne on. Ma ei saa, mis ta neid vilgutab nii palju? Aitab äkki? Porsche kiusab meid ikka. Kui oleme elektrimuredest enam jagu saanud, siis on nüüd see summuti. Keegi on siin teinud midagi ägedat. Need otsad ei istu. Siin pole ots ära sulatanud kõik selle diffuuseri. Õnneks mul on see on lahti kõik. Ja siin on tehtud mingit asja. Siin on ise pandud mingisugune summuti lõpupitt. Ja kõik ta kuradi koliseb. Ja siis on meil 2 leket või? Jaotusvedeliku leket. See on koti taga on vits roosa ja see tilgub sealt alla. Ja eespool oli kuskil siin. Ja. Ja siis tange vahetada. Siin on tehtud mingit repeeri. Ja siit on puudu kõik asju. Noh, neid saab õnneks B-osadena osta, neid väikseid jünnesid, et neid mul ei ole tegelikult. Aga ma ei tea, võtame stange eest, siis saab seda lõdvikule ka ringi ligi paremini või? Ei, see ei mõjuta. Noh, aga no mul on teine stange on seal värvitud. Äge projekt. Midagi võib teha vähemalt. See on juba budgetit kõik lõhki. Aga see tuleb lihtsalt ära teha, no midagi pole teha siin. Mõnus. No ideaalseks seda asja ajada, siis on topelthind. Topelthind või? Hullud. Siin on midagi naljakat juhtunud. See on nagu põlema läinud see asi. Ei, nagu reaalselt see on sulanud. Ega see on ise pandud. Sõideti jaanitule lõkkes sellega või? Ega mul on tundnud, et see on midagi parandatud, vaata, needid on ja see on ise mingi paskse peale pandud. Kogu see asi võrdi sulanud ka veel. No ühesõnaga stange eest ja siis vaatame edasi, mis siin saab. Teeme vähemalt ilusaks väljast ja annetab vaadata vähemalt see garaažis. Ja summuti proovime vaadata siis, kuidas me saame ta paremini paika, et ta ei pläriseks ja et otsad saaks ilusti, sest see ots on nagu, ma ei tea, kus ta asub. Seal ta küll asuma ei pea. Ei. Elu õpetab. Juba jah suur difference, siis võiks hästi trifik alla. See on ikka maastur, vaata, õtsad siuksed suured. Muidu on jäänud puhas ja elus. Huvitav, kas sellega street klassi ka annatab siit? Õhkvedruga asjadega. Huvitav, kui me siit võtame lahti ja üritame seda nagu sügavamale liigutada lihtsalt, et see sumps liiguks nagu tahapoole veel, et siis saaks võib-olla need otsad kuidagi. See ots on reaalselt 4-5 senti väljas siit. See kinnitus väga ei aita, see on väga pinges kõik, nagu võiks nagu üles minna ja kõrvale minna, et see ei mahuks. Äge. Kes see teeb nii? Ei tea. Habibi. Habibi, Saksa Habibi on teinud siin asju. Noh, saime natuke targemaks, käisin arvutis, vaatasin üle
Siia on pandud uuema tüübi Porsche summuti, mis on täitsa teine kere tegelikult. 971 on nii-öelda alates 2017. Nii et see ei mängi seal välja. Sinna tuleb panna ikkagi originaal tagasi või midagi muud välja mõelda. Aga noh, nii kaua siis vaatame selle stange asja üle. Ühe kruviga. Ise puravad ja... korralik Habibi auto. Habibi, welcome to Germany! Ja. Come to Germany, Habibi. Vanasti oli mingi teema nende Panameradega, et neid esitulesid varastati. Ja see esituli pidi nii kergelt siit ära tulema, et tõmmati iminapp peale ja siis jõuga tõmmati ja tuli teil välja. Proovime. Ei, ärme proovi. Aga see juba on natuke lahti. Aga see oli jah, siuke mingi põhiteema, et näed kuskilt Panamerat ja tulesid pole ees lihtsalt ja keegi on ära ja lihtsalt tõmbad tuled. Noh, siin on näha, kui originaalid need poldid on. Pauho vist astutud. Oi, ma olen hädas selle Porschega. Tegin arvutis research jälle. Mingid asju saab ainult originaalis ja mingid asju tuleb tellida juurde, aga kui ma vaatasin ABS pumba ära, siis õhutan pidurid nüüd. Ja mul on siuke asi, kõige geniaalselt 20 €, mis ma kulutanud olen, et lihtsasti pidurid õhutada. Otse rehvi rõhust surub õli peale järjest ja rehvi rõhk muidugi ei tohi väga kõrgele. Ja nüüd mina olen autosse, Sander saab alt lihtsalt lasta lahti. Kus see kõik läheb praegu? Ega ma siia peale ei olnud pannud. Näed, lükkas sisse juba päris palju ära. Ja nüüd nii, kui sa kuskilt rehvi juurest või selle supporti juurest lahti keerad, siis ta surub läbi kohe ilusti ja siis näed kohe, kui õhku tuleb. Ja ma saan diagnostika sisse lülitada selle pumba õhutuse veel ja peaks pedaali heaks saama, sest praegu ta võtab suht põhjast, kuna noh, kõik need torud olid siin lahti. Aga meil pole ABS viga enam, see on suur win. Aga tuleb aina uusi asju välja. Mis meil oli? Ma olen juba ära unustanud. Leketest rääkisime ja käivitusel on viga, et fuel quantity too low. Ja see võib olla väga äge asi jälle. See võib olla see, et kõrgsurepump hakkab ära surema. Oi, Porsche mehed, sakslased, Habibid, miks te teete mulle nii? Aga õhutame ära ja siis mõtleme edasi elu üle järgi, sest me isegi ei oska enam midagi teha selle autoga. Keegi tahab äkki, tulge oska ära, tehke ise korda. Ei, me ise tegelikult alla ei saa kanda, tuleb ära teha. Ma nii palju juba siia investinud nagu, aega esiteks. Raha ka mingil määral. Mida piiksutad siin? Brand new, ise paigaldasin. Head, me ei filminud seda, kuidas sa seda eelmist ära võtsid. Vahest peab lihtsalt targemalt tegema tööd, et nii nagu ette. Mul on brand new selfie stick, nii et te näete meid paremini kaadris äkki. Ja Porsche on ikka siin, nagu Porsche ikka. Ma isegi ei mäleta, kus see video pooleli jäi jälle. Stanget võtsin meest ära. Filmsid ju täitsa. Mul see Porsche on siuke vaeslaps, et iga päev tuleb midagi uut välja, mida teha ja videot ei saa lukku panna. Täna siis meil on saabunud paar detaili. Oligi see nupupaneel, mis iganes, mis meil veel on. Rehvirõuandurid. Rehvirõuandurid paneme ära ja siis paneme esistange, komplekteerime ära, paneme uue ette. Ja siis täna jälle jääb ta vedelema, ootame järgmisi asju. Sumpsi ja veel paari detaili. Ja siis lõpuks äkki jõuame me sellega nii kaugele, et see saab müüki panna. Ühte leket on me tuvastama veel korra. Natuke rohkem hakkas lekkima. Pikka pidu pole. Teeme ära, saab huvitavate projektidega edasi minna. 2 autot ootavad seal juba. Porqué. Vaadake, tuutikad. Nii, probleem on selles, et siin autol on rehvirõu jälgimissüsteem, aga ükski see andur ei töötanud. Nii et ma ostsin Amazonist, see oli kõige odavam, 35-7 € 4 tükki. Mujal on mingi 25 € tükk enam vähem, või 20 € tükk. Nii et Sander pidi trikki näitama. Ma ei taha videos teha. Mida sa teed nüüd? Oot, ma näitan, kuidas see käivad asjad. Hakkad piduri kätest kõveraks lööma. Meil on liiga see nõrk püss. Sellist trikki näidadki või? Jah. See nüüd küll mingi väga suur trikk ei ole. Aga igaüks välja ei mõtleks. Mõned laseks auto alla selle peale. No täpselt, aga mul tööl ei ole aega. Ahah, teedki kliendi velgedega niimoodi tööl, jah? Eile oli tee mitte midagi. See on puit ju. Mitte ühtegi kriitrupu peal. No okei. Aga jah, nüüd ma ei ole kunagi ühtegi seda andurit vahetanud. Ja siis peab välja mõtlema, et ma ei taha nagu tervet rehvi maha küll välja pealt võtta. Et proovime pingis, lükkame laiali selle serva maha ja siis kas saab ära vahetada kuidagi tšik-tšik vahelt ja tagasi ilusti panna. Nii et midagi kätti läheks. Sander näitab esimese ette või? Ei. Palun.
läheb kiiremini kui esimene. Nojah, sest need õppinud mehed teevad seda. Nii, et kui järgmine rehvivahetuse teema on, siis õppinud mees teeb seda. Ära mul rehvivahetushooaeg tuleb. Alati, kui lähme kuhugi võistlusele või kuhugi päeva peale, vahetad kõik rehvid siin ära kõigepealt. Ei. Miks? Meil on õnneks driverid ja nõnda rehvivahetus. Aga minul? Oleneb, kas lubad sõita? Kaval vendris. No nii, siis vaid käe ette. Keegi oli ägedat asja teinud, me pidime kõik need anduripesad paneme ühe kaupa siia ümber. Ehk siis sealt lahti tõmbama, siia uuesti kleepima. Äge töö. Mul on siuke teooria selle kohta. Nii. Äkki värvikambrist need lihtsalt see liimist tuleb lahti. Ei usu. Kuumaga. Mul ei ole varem kunagi juhtunud. Aga nüüd on kõik tehtud. Pidime siin väikse äki tegema, sest seal oli üks detail katki. Tavaliselt see istub ka siia otsa. Jah, ma võtsin ära sealt selle. Ehk siis kunagi, kui tellib õige kolmiku, seda oli ainult originaali saada. See kolmik oli puruks. Nii et me tegime lihtsalt manuaalse kolmiku. See on siuke quick connect. Siuke laada fix. Jah. Loodame, et sellest tangetist ei võeta rohkem eest. Aga noh, kõik töötab. Ja parkimisandel, mis üks oli läbi, läks ka uus. Nii et tõstame selle poisi ette või? Tundub nii, et lõpuks saab selle esistange vahetada. Jah, siis saab logarit ka ära panna ja siis võtame tagaasjade peale. Me peame kruvega otsima siia selle ehituskruvidega see asi kokku panna. Ahah, no otsime. No, porkee, kas hakkab looma või? Ma tunnen, et ma pean lihtsalt plastikusse laskma kruve asja, et siin vastuseid küll ei ole. Ja need vastuse kinnitused on ka katkinud. See Porsche on näha, et on väikse esikõksu kunagi saanud. Õnneks on juba üle 10 aasta on autoga. 15 juba. Ma õnneks teedsin ilusad matchivaid kruve, et teeme pausi täis. Ma Temust tellisin või ei, AliExpressist. Need ma lasen igale poole, keegi ei näe, seda mustad. Jah. Need lihtsalt on veel puudu, need tellin ära. Nüüd on põhiasi, kas parkimisandurid töötavad ja kas ka klaasipesu töötab. Mina hakkan sellest tanget teist ära. Rakk. Sina tead ainukesena, kuidas see käib, kuhu see kõik nüüd kruvid on? Miks see rooli võim nii imelik on? Ja tal on see kardaan selle roolisüsteemis. Võim ise on korras. Miks kõikidel sulle autodele roolikardaan? Jälle on läinud aega mööda, väljas on roheliseks läinud, üks driftiauto on valmis ehitatud ja vaeslaps Porsche saab lõpuks endale summuti või? Kas see video kunagi valmis saab? Selle videos me oleme ilmselt näha, kuidas me vanemaks jääme reaalselt. Sest sellist nii pikka projekti pole olnudki veel. Mis 7 projekti vahepeal on? 7 projekti vahepeal on lõpetatud, aga... Ei, must lammas, mis see kunagi valmis. Aga nüüd, sumps on olemas. Paneme selle alla, vaatame, mis häält ja siis teeb. Äkki läheb normaalseks, siis ma panen numbrid külge ja sõidan taga natuke. Ja siis vaatame, mis staatus on. Ja siis ilmselt läheb Porsche kuhugi oksjonile või turgu või Saksa või ma ei tea. Igatahes kui kellegi vähegi huvi on selle auto vastu, kirjutage mulle ja teeme hea tüli. Väga hea tüli. Väga hea tüli. Very good. Viige ära siin. Ei taha siin näha. Noh, uus sumps on ka üles. Transpordi käigus pidi siit lõikama pooleks, sest muidu oleks maksnud väga palju transpordiraha. Nii et loodame, et need klambrid võtavad seal külge. Ja näete, otsad on õige koha peal. Nagu päris või? Vaatame varsti siis, mis häält ka teeb. Noh, sound test. Esimene... Ma ei tea, see auto on nii kolesid hääli teinud, ma ei teagi, mitmes emotsioon see juba on. Ma loodan, et ta nüüd teeb ilusat siidist Porsche häält. Porsche V6 häält. Saab lõpuks selle auto projektiga ühele poole. Ja sumps istub väga viisakalt õiges kohtades. Sealt vasakult on üks plastik puudu praegu veel. Noh, näita meile. Maailmas klipis veel summuti lekkis veits. Nüüd on see korras. Ja ma käisin selle Porschega siis Põlvatiirul, nii et olen üle 500 kildidega sõitnud. Ja sõit on täitsa hea. Mis veel välja tuli? See pikas seismisest oli see spoiler kinni jäänud. Üks pool liigendeid ei tahtnud liikuda. Selle tegin korda.
ja ma ei tea, siin ees summuti juures, ma ei tea, kas seal on mingi leke veel või mingi näljaks seal natuke. Aga nii, selline ta on. Paar mingit liist on veel puudu. Nii et kui keegi soovib hea hinnaga endale Porsche Panamera't, siis kirjutage mulle. Ilmselt see auto läheb Saksa tagasi müüki. Seda pole mõtet isegi võib-olla Eestis arvele võtta, et Saksas nende hinnad on ikkagi päris okeid veel. Nii et väga piinarikas projekt. Teie pange ikka like, subscribe ja uued projektid on juba tulemas. Üks on seal, selle saagises. Ja see on siin. Sellega on ka natuke toimetatud, nii et näeme järgmine kord.